No kui oluliseks sina pead, et Eestis sellist motospordi ajalugu ikkagi nii võimsalt on hakatud tänasel päeval meeles pidama ja nagu näha tegelikult ka selle halli puhul, või selle seina puhul esialgu, et see läheb kõik edasi? Kindlasti on väga tore näha, et see mootorisport on ikkagi päris vana juba Eestis, et ei oleks isegi võib-olla arvanud, et Eestis suudeti nii palju aega tagasi toimetada selliste vahenditega. Aga kindlasti väga tore, et on selline ajaloomärgid maha pandud ikkagi, et on võimalik tagasi vaadata ja näha neid asju, mis kunagi olid. Ma ei tea, ma olen siin muuseumis küll ringi vaadanud, aga ma ei ole päris näinud, et sinuga seoses midagi siin oleks olnud. Kas on midagi või? Seal on üks sõidukombe kindlasti on minu oma. See on kindlasti. Oleks sul veel midagi nagu jätta tuua, mida sa tahaksid võib-olla, et kunagi ka teised kõik näeksid, et on sul veel midagi säilinud oma võistlejakarjääris, midagi sellist, midagi rariteed? Ma ei tea, mingi karikaid kindlasti on, liiga palju asju tegelikult ei ole, et sõidukombed on sellised isiklikud asjad, mida saad ühe seti omale jätta, ja kiiver võib-olla ka, et ega muid asju väga sellisel professionaalsel sõitjal ei jää, et kõik on tiimi omamoodi. Nii et autod siia kunagi võistlusmasinad siia kindlasti ei saaks tagasi tuua? Mingi prototüübi nagu? Raha eest saab kõik asju, ei ole probleemi, et on loomulikult võimalik soetada selliseid asju ja neid välja panna, aga ma ei tea. Võib-olla vara veel, et las läheb veel aega mööda. Kui tähtsaks sa loed seda, või pead seda, et see sinu pilt on ühtede esimeste seas, mis siia kuulsuse seinale tuleb? Kindlasti on see au olla üks nendest, kes on ära märgitud ja arvestades, kui pikk ajalugu sellel spordil on. Ja kindlasti on nagu endal lahe, et need sõitjad, kelle kuidagi mälestus on juba lapsena jäänud oma mälusoppides, nagu näiteks Toomas Napo punane vormel number 72, et see mõttes on kindlasti lahe nende kõrval olla ja ka mingi märgina siis ajalukku kuidagi salvestanud. Et kindlasti minu võib-olla tulemused ei ole võib-olla nii meeletud olnud, aga võib-olla minu jaoks oli siis see avastaja roll, et kui nende meeste piirid olid ees väga selgelt, kuhuni nad said minna, siis minu jaoks oli nagu piirid kadunud ja oli kõik avastamata maa, kust oli leida siis nagu võimalused ja need lahendused, et võib-olla siis minu roll selles ajaloos oli see äkki. Aitäh sulle, jõudu!